Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Tervist, rõõm näha, Motomelu saade alustab. Täna saates on meil nii palju põnevaid teemasid, et ei teagi, kus kohe alustada, aga ma arvan, üks väga põnev lugu on tulemas testisõidu näol. Nimelt Kaspar teeb testisõitu sellise autoga nagu SVM G03. Aga räägime natukene ka autoostu finantseerimisest ja teeme põgusa ülevaatega kasutatud autode statistikast ning vaatame üle, millised autod siis on eestlaste seas kõige popimad. Aga me ei saa üle ega ümber, natukene tuleb ka rallijuttu siia saatesse, aga kõigest sellest juba lähemalt. Mõnusat vaatamist. Autoportaal annab iga kuu välja statistikat enim müüdud kasutatud autode kohta, mida teile Motomelu saates siis ka tutvustame. Oleme jõudnud siia Nordauto kasutatud autode salongi, kust on võimalik osta näiteks Maybach 200 000 eest, kuid kahjuks see auto sinna toppi ei jõudnud, vaid hoopis on seal Lõuna-Eesti rahvaauto Volkswagen Passat. See konkreetne 8 aastat vana auto väga heas varustuses maksab ainult 16 000 eurot koos käibemaksuga. Vähe populaarsem mudel, diisel, üherattaveoline, selle võiks kätte saada oluliselt soodsamalt. Seega aastat, sõidumugavust ja varustustaset arvestades on Volkswagen Passat väga turvaline valik. Vigu on vähe, hoolduskulud pigem madalad. Nagu iga kasutatud asjaga peab arvestama mõningate mööndustega. Volkswagenite ja üldse Vaagrupi autode puhul kipub olema DSG automaatkast mõnevõrra nõrk. Ehk siis kindlasti tasub teha autoga proovisõitu ja vaadata seda, et käigud vahetaksid sujuvalt ja hooldused oleks tehtud korrapäraselt. 10 aastale lähenevatel autodel meie kliimas on kindlasti ka rooste küsimus, ehk siis see tasuks üle vaadata. Ja kuidas nüüd võtta? Iga kulu, mis ei ole planeeritud, on kahjuks liiga suur, ehk siis ostes kasutatud auto, garantii on läbi, pane iga kuu natukene raha kõrvale ja kui midagi juhtub, on sul olemas see summa, et teha ära parandus. 5–7 aastastel autodel on võimalik ka võtta pikendatud garantiid, kindlustada näiteks suuremad vead, mootor, käigukast. Volkswagen Passatil on kindlasti põhjus, mille pärast on ta kasutatud autode müügitopis. Kui oled nõus tegema mingisuguseid möönduseid, näiteks mugavuse arvelt, siis selles edetabelis on ka täiesti pommikindel valik Toyota. Toyota 5000 eurone hinnavahe tuleb kindlasti sellest, et auto on mõnevõrra lihtsamalt varustatud, meedialust on kergelt öeldes iganenud ja selge on see, et auto on mõnevõrra mürarikkam. Tegu on kasutatud autoga ja kererooste Eesti kliimas kipub olema mõningane probleem. Jaapani autode puhul muidugi tasub meeles pidada ka seda, et diiselmootorist võib-olla tasuks mööda vaadata. Toyota bensiinimootoriga hoolimata kütusekulust võid rahulikult sõita maailma lõppu ja tagasi. Septembris tehti 7153 sõiduauto omaniku vahetust, mis on oluliselt vähem kui eelmisel aastal, mil registreeriti 14 950 tehingut. Mudelites tõusis taas selgeks liidriks BMW 3. seeria, mis vahetas septembris omanikku 374 korral. Autoportaali statistika on oluline sellepärast, et inimesed eelistavad üldiselt turvalisi valikuid. Milline see ülevaade täpselt on, mine vaata autoportaal.ee. Ja muide, seda Rubiconi ja Wranglerit ei ole enam võimalik uuena osta.
loo toob teieni Raivel Solutions. Vaata kindlasti ka raivel.ee. Nüüd tuleme oma jututeemadega hoopiski ralliradadele ja räägime teile ühe eduloo. Eduloo võtmeks ja võtmesõnadeks on kiirus. Üks kiirus, kui kiiresti on võimalik auto puruks sõita ja teisalt, kui kiiresti on võimalik see uuesti üles ehitada. Vasak lätt 50, parem 5 seest. Parem 5 seest, 220. Mis sul tol korral Paides siis valesti läks, et nagu siin naljatlemisi öeldi, siis olid Paide ralli kõige kiirem mees, ehk siis nii kiiresti pole keegi veel Paide rallit läbi teinud. 600-650 meetrit stardist oli üks selline parem kurv, mida sõidetakse siis ikkagi suurel kiirusel. Ehk oli see natukese liiga optimistlikuks kirjutatud ja meie sisselõikamine sinna kurvi, nii nagu oli planeeritud, jäi 1,5 meetrit kaugemale. Siis me lihtsalt selle hooga sinna ära ei mahtunud. Saba läks siis üle teeserva, siis seal oli mingisugune trubikoht, mis võttis selle saba kinni ja keeras siis auto nina järgi metsa poole. Ja küll ma olen nõus, et sinna ei oleks pidanud 168 minema, et seal meie klassis teised sõitjad ütlesid pärast rallit, et pardakaameral nad vaatasid, et nende kiirus kukkus kuskil 100-110 seal selle koha peal. Et eks meil üle oli kõvasti, aga oleks, poleks. 6 nädalat oli meil umbes reaalselt tööaega või. Sinna sisse siis pidi mahtuma kõik nende juppide tagaajamine. No esimene kiirem sutsakas oli mul sinna Austriasse, sinna Viini küljele. Ja sealt ma sain siis olulised keredetailid, mis oli üldsegi selle tööde alguseks, et kui me ei oleks neid saanud, siis mul vähe kasu, kui ma oleksin uue käigukasti, uue mootori saanud, aga mul ei ole kere, mille külge seda ehitada, eks. Aga kõige kaugem ilmselt oli ikkagi Põhja-Makedoonia, ta on ikkagi Kreeka selles mõttes jah, et Thessalonikis käisime seal mõninga asja järgi ja ütleme, et see oli nagu selles mõttes kõige kasulikum käik siis, et sinna tee peale jäi nii palju riiki, kus igalt poolt oli midagi natukese kaasa haarata. Või mõnel puhul ka käisime siis tootmises rääkimas, näitasin pilte oma avariilisest autost ja ütlesin, et olen ära lubanud, et see auto peab 10-11 oktoobri Saaremaal sõitma, et äkki saab kuidagi järjekorras vahele. Töötas. Kas sa üldse tead, et kas on sellised tempoga mõni ralliauto Eestis rajale tagasi saadud? Ei, ma konkreetselt ise niimoodi ei tea, me professionaalsetest tiimidest loomulikult ei saa rääkida. Kui arvestada nagu seda tööde mahtu, et siia sisuliselt jäigi alles ainult siis turvapuur on ja 3 vedrukappi või kannu või kuidas keegi seda siis kutsub meile külge, see turvapuur siis seotud on. Ma ikka julgen kahelda, et keegi teine seda teinud on. Mehed, oleme ausad, nad tegid 1,5 kuud ikkagi ennast salgavat tööd. No ega tegelikult seda oli jah, et mingid momendid loomulikult ega inimesed pidi ikkagi välja puhkama, et keegi läks magama ja keegi oli asemel ja kogu aeg käis kõva planeerimine, et okei, et ütleme, et keremehel sai see jupp keevitatud, nüüd saaks see mees hoopis seda panna, siit pidureid teha, siis järgmine mees tuli ja kuidagi nii vahetustega käis ja neil kõigil olid ju oma päevased tööd ka, et meie tööpäevad tihtipeale hakkasid siis pigem õhtupoolikul ja kessid varaste hommikutundideni. Sul sõbrad tegid ju kohe pärast avariid ühe päris tugeva ja südantsoojendava, ütleme siis sellise motiveeriva žesti sulle. Minu kontole laekus üsna suur summa nädal aega, mis siis andis sellise nagu motivatsioonitõuke, et selge see, et ma olen ka hiljem nüüd kokku löönud, et enam-vähem see oli 1/6 võib-olla kogu auto siis nii-öelda taastamismaksumusest. Aga kui see ometi juba tulema sai, siis oleks nagu polnudki teist varianti, et kuidas me siis ei taasta, et hakkame siis pihta, et see oli nagu motivatsioonitõuge ikkagi, jah. Üks asi on see ja küll, et see rahaline abi siit küll ütleme, just lugesin kokku, et 120 nime auto peal tegelikult on neid natukene rohkem veel ühel ja teisel moel ka. Teine pool on ju see, et siin olid inimesed, kes käisid, kui ma ei jõudnud, et korra oli vaja Tallinnasse sõita, korra oli vaja Viljandisse sõita, seda tuua teist, kolmandat, neljandat, viiendat. Ma lihtsalt puht füüsiliselt ei jõua 2 kohas korraga alla. Ja juba sellest oli nagu siis väga suur abi, rääkimata sellest, kes siis panid auto küljes konkreetselt käed käiku, eks. Auto on Saaremaa ralli edukalt läbinud, tervelt tagasi siia garaaži jõudnud, et kas nüüd on kõik valmis? Kaugel sellest, et Saaremaale saamiseks oli oluline ikkagi auto nüüd nii palju valmis saada, et ta vastaks tehnilistele tingimustele ja et ta lastakse siis võidusõitu. Tegelikult pisi asju, mis päris hästi veel mammonat välja veavad, on küll ja küll siin teha. Kes sellest autost tahab selle hingeeluga kursis olla ja tahab teda toterdada ja kaasa aidata, siis kõik on lahkesti oodatud panustama.
tuleb tunnistada, et eestlane on rallirahvas ja lemmiktoit ei olegi teine eestlane. Jah, seekord niipidi. Jätkame taas kord BMW lainel, nimelt Ivo ja Robert Linna siis seekord tutvuvad BMW rakendusega. Me peame enne kontserti kohal olema, sa oleks võinud vähemalt selle auto käima panna. Oleks tänu konditsioneerile saanud õhu jahedamaks, siin sees on raudselt nagu saunas, kuhu palav. Isa, selleks on My BMW telefonirakendus. Sellega saab lukustada autot, lahti teha, sellega saab akut kontrollida, salongi jahutada, sellega saab reisi planeerida. Aitab, hakkame sõitma. Teeme nii. Ja ongi karva pealt 19. Päikene paistab ja loodus lokkab kätte jõudnud. Lõkene lõrib ja õu kõik rõkkab kätte jõudnud. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Me oleme Viljandis, Raela autokeskuses ja siin teie juures on üks auto, mida vast veel väga palju linnapildis ei näe. Tegemist on siis sellise margiga nagu SVM, mis on oma ajaloo mõttes ju mootorrattatootja Lõuna-Euroopast, Itaaliast, Milano lähistelt juba 70-ndatest. Aga mõned aastad tagasi uute Hiina siis omanike algatusel hakati tootma sõiduautosid ja tuldi ka sõiduautode turule. Hiina autotootjate või automarkide hierarhias võiks selle margi nagu positsioneerida sellisesse klassi, mis täidab siis elementaarsed vajadused. Et ta on siis selline pigem taskukohane, selline pigem lihtsam auto ja täna tahakski nagu just tähelepanu pöörata täna sellele autole, mis on siis selles mudelirivis kõige soodsam, kõige praktilisem, kõige sellisem lihtsam valik igapäevaelu jaoks. Öelda, et on taskukohane, on võib-olla isegi natukene äkki liiga tehtud, arvestades ikkagi, et me räägime ju uuest autost, siis see hind on tegelikult väga hea. Ja, no tegelikult see hind on väga-väga hea selle kohta, et me räägime tõesti uuest autost, mille on 5 aastat garantiid ja 100 000 kilomeetrit sinna ühel või teisel moel. Sellises hinnaklassis nii suurt ja nii ruumikat autot, mitte ühtegi leidu kaugeltki mitte sellise raha eest. See auto maksab 18 900 eurot, millele lisandub siis registreerimistasu ja auto on saadaval 7-kohalise reisijatele mõeldud autoga, aga on saadaval ka 2- või 4-kohalise N1 versioonina. Ja lisaks on sellest autost olemas ka veel pistik hübriidvariant. Kuidas inimesed on selle masina vastu võtnud? Nii ja naa võib öelda selles mõttes, et me alustasime aasta aega tagasi esimeste näidismudelite tutvustamist. Et me oleme ise sõitnud selle sama mudeliga ka nüüd peaaegu 12 kuud ja piisavalt palju siin ja seal näidanud ja võib öelda, et kui aasta aega tagasi veel me kohtasime sellist hoiakut, et Hiina kaup ja Hiina autod ja kõik muu selline, siis jube kiiresti on tegelikult see vaimsus või meelsus muutunud, et kui me nüüd viimane kord olime Tartus autonäitusel, oli ka seesama odav mudel meil seal kaasas, sellist Hiina juttu ei olnud enam üldse, inimesed vaatasid väga praktiliselt sellele autole otsa ja vaatasid, et mida ma siis selle raha eest saan võrreldes teiste asjadega ja kuidas on see järelteenindus lahendatud, nii et rääkisime tegelikult juba konkreetsest autost ja konkreetsest siis saadavusest ja kogu selle autoga koos elamisest, nii et võib öelda,
Huvilisi on, autosid on ka müüdud, ka seda sama mudelit. Ja täna, kui me vaatame, kes see klient on, kes seda autot ostab, siis tegelikult kõige rohkem huvi tunnevad selle auto vastu inimesed, kellel on vaja pigem siis võib-olla teist autot, lihtsalt autot peres kuskile maakoju juurde, millega oleks lihtne seal ringi sõita, või siis ka vanemad inimesed, käia lihtsalt linna lähedal suvilas, mingi uue ja remonti mitte vaeva autoga näiteks, eks ju, et pigem on see vajadus selline praktilise liikumisvahendi järgi, mis siis tingib sellise auto vastu huvi, ja siin on see lahendus olemas. SVM, me ei räägi nüüd ainult ju sellest ühest variandist, aga SVM-i on teil veel? Jaa, see üks variant, millest me praegu räägime, on siis kõige sellisem soodsam ja selline tõesti esimene kõige odavam valik nii-öelda sellest mudelirivist. Aga mudelirivis on tegelikult, võib öelda, 2 sellist mahukat linnamaasturit veel. Üks on siis samamoodi 7-kohaline, aga on siis juba palju rafineeritum ja rohkemate tänapäevaste võib-olla siis mugavustega inimesele, kes ootab juba veidi rohkemat ja selle 2 7-kohalise vahel jääb veel üks 5-kohaline linnamaastur, millest on paar erinevat kereversiooni, nii et aga ütleme nii, et kui meil hinnad algavad seal 19 000, siis hinnakiri lõpeb 24 000 juures tegelikult, et selle juures on juba siis nii-öelda tippmudelid selles margi mudelirivis. Aga oleme ausad, ka seegi on väga soodne hind, sellepärast, et kui me paneme mõne muu konkurendi tippmudeli sinna kõrvale, siis võib-olla me ei kirjuta rohkem ega vähem kui 1 sinna hinnalipikule ette. Kahtlemata hind on soodne, kui peab arvestama seda, et mark on ka tundmatu, et täna sellist kõrgemat hinda küsida turul oleks keeruline, et samas teistpidi vaadates jälle selle hinna eest on, nagu osad siin ütlevad, autod küll ja küll, et ma soovitakski tegelikult kõikidel endal korra läbi mõelda ja proovida vaadata, mida siis turul pakutakse ja vaadata ka neid SVM-i autosid. Kui tahta masinaid lähemalt vaadata, tutvuda, proovida, siis kõige lihtsam on võtta koduleht lahti svm.ee. Seal on näha need punktid ja kohad siis kaardi peal, kus seda tutvust saab teha. Neid on mitmel pool Eestis ja nagu ütlesin ka, et juba ka Lätis. Ma arvan, et inimene leiab oma läheduses selle koha ülesse. Aga kus alati on ka suur valik autosid olemas, on meie nii-öelda peakontoris siin Viljandis. Et siin on kogu mudelirivi alati olemas nii proovimiseks kui vaatamiseks kui värvi valimiseks, et kõik on olemas. Autopay on nüüd ikkagi aastate lõikes siin keskendunud kasutatud autodele peamiselt, aga on olnud siin muutusi. Kui siin räägiti vahepeal automaksu kadumisest, siis tekkis nagu natuke vaiksem periood ja nüüd peale reaalsuse taastumist on siis ka tehingute mahud nagu taastunud selle aasta keskmisega. Autopay ise me oleme siin üle-eelmise aasta kiiruse juures umbes siis finantseerimismahu mõttes. Ja kasutatud autode hulgas ikkagi liikumist toimub ja kindlasti on ka võib-olla see hinna ulatus nii-öelda kliendi jaoks paindlikum, et uue auto hind on ikkagi teatud mõttes ju väga fikseeritud sellest, mis see tootmiskulu seal on. Aga praegu kasutatud autodega vähemalt meie teenust toodet kasutatakse hästi. Kui me vaatame kasutatud autode müügistatistikat, siis peamiselt otsitakse pigem sellised kuni 10 aastat vanad autod. Et kas seda on ka näha, et tahavad inimesed natuke soodsamaid kasutatud autosid? Ja tähendab, Autopay toode nüüd iseenesest läheb siis algab 1000 eurost, eks ole, läheb välja 30 000-ni, saab teda kasutada siis 0 sissemaksega nii, et nii-öelda laen on näiteks 5000 eurot, ostangi auto 5000 euro eest, saan osta auto 4000 euro eest ja maksta automaksu ja teha autole hoolduse ära. Et on selles suhtes paindlik ja niimoodi me kätt pulsil ei hoia, et mis vanusega auto nüüd klient ostab. Aga mis on nagu märgata on siis see, et ütleme enne automaksu, mis oli ja nüüd siis tänane turuseis on siis see, et väga odavate autode segment on vist automaksu tõttu natukene ära kadunud ja on hästi palju tekkinud 2-3-4 000 eurost autot või nii-öelda siis ka laenusummat Autopay klientide vaatest ja seda just sellepärast, et siis saab juba sõitva auto, et 500 eurost autot ei ole täna mõtet registreerida, eks ju, et ma maksan pool auto hinda sisuliselt selleks, et arvele saada.
ma vaatasin, Autopeil on lihtliising, et kas see erineb kuidagi nagu varasematest pakkumistest, et praegu on see, et kui ma ostan Autopeist auto, siis see jääb ikkagi minu nimele. Auto jääbki igal juhul sinu nimele, aga lihtliising nüüd me tõime ta nii-öelda siis tootena eraldi välja lihtliising.autopay.ee ja saab vaadata sealt järgi, ühesõnaga 15 500 kuni 30 000 eurot on siis nii-öelda liisingu lihtvariant, et sa ei pea tegema hindamisakti, auto läheb sinu nimele, ainult registerpant seatakse siis, aga auto on ikkagi sinu omanduses ja samamoodi on seal siis nõks väiksem intress 5,9 ja 0 sissemakse endiselt, et siis põhimõtteliselt ongi lihtsam variant liisingust, sul ei ole sissemakset, sul ei ole kaskot, sul ei ole Euribori, sul ei ole hindamisakti, nii et väga sihuke paindlik ja mugav lahendus, kui näiteks kaskot nüüd ei peaks klient otsustama teha või näiteks soovib seda ainult osaperioodiks, siis lihtliising.autopay. Mis need nõudmised veel on, et ma saan aru, et kindlasti maksehäire registrisse ei tohi olla, aga et kas see sissetuleku osa mängib ka see rolli? Ja ikka tähendab selles suhtes, et selle peab kohe selgeks tegema, et Autopay ei ole mitte kiirfinantseerija, vaid me tegelikult olemegi puhtalt kommertspankadega konkurentsis ja tuhanded inimesed on sellest juba aru saanud ja selliselt me siin toimetame, et loomulikult maksevõime on nõutav ametlik sissetulek, on nõutav maksehäirete puudumine, aga taotluse osa ise väga lihtne, kiire, oleme seda elektroonilist osa järjest edasi töötanud niimoodi, et sisuliselt minutiga on sul vastus käes ja pangakonto väljavõtete töötlus on samamoodi automaatne, juhul kui seda väljavõtet nüüd on vaja üldse töödelda ja selle teeb ka siis arvutiprogramm juba ära, aga pooltel juhtudel ei olegi seda konto väljavõtet nii-öelda inimese poolt vaja saata, kliendi poolt siis, ja meie poolt ka ei vaata seda üle inimene, vaid teeb seda programm, nii et mugav, kiire ja las siis klient otsustab, kas ka tõhus. Tegelikult on ju see, et ma olen autode vahel, seal leidsin juba sobiva auto, ma võin ju telefonis selle sama taotlus juba ära. Jaa, tegelikult võib ja tegelikult täna juba tehaksegi, ütleks, et 60% taotlustest, kui mitte rohkem, on telefonis tehtud, et kes siis näeb telekas reklaami, teleka ees sisse Autopay ja nii edasi, et jaa, tehakse ja sõlmitakse lepingud samamoodi, et sõlmitakse Eestis, sõlmitakse välismaal, sest kui mul on see pakkumine nüüd telefonis olemas, eks ole, ta on kinnitatud, mul on see kuumakse on paigas, periood on paigas, ma võin sisuliselt minna Rootsi, Stockholmis, vaatan autot, ma vajutan siin allkirjast, joon ühe kohvi ja mul on sisuliselt see raha arvel. Ainus asi, mida tuleb arvestada, on siis see, et summad üle 15 000 euro liiguvad siis tavamaksena ja seal on siis kuni 3 tundi tööpäeval see ülekande periood, et alla 15 000 summad liiguvad siis koheselt peale ülekande teostamist. Aga jaa, ei Kairi, ma arvan, et kokkuvõtlikult võib öelda küll, et ega vahet ei ole, kas otsid täna autot seal 1000 eurost kuni 5000-ni või 15 kuni 30 000-ni. Lihtsalt soodsamate autode puhul tasub järgi vaadata autopay.ee ja kui vaatad kallimat autot, vaata lisaks ka lihtliising.autopay.ee ja on info olemas. Saade selleks korraks läbi saigi, aga endiselt, kui teil on ideid, mõtteid või soovitusi, siis kirjutage meile. Suur aitäh, et vaatasite, näeme juba järgmisel laupäeval.